Tere! Oleme siia Tallinnasse tulnud ühe Eesti landimeistri juurde. Temaks on Sven Laanek ehk siis Apua. Ja vaatame siis täna, mismoodi ta teeb enda käsitöö Meriforelli lante, mis on õpetatud ja värvitud. Et siis vaatame selle käsitöö protsessi üle, mismoodi see asi välja näeb. Et siis näidata teile, mismoodi valmib üks Eesti parimatest Meriforelli lantidest, mida saab ka osta meie kalastuspoodidest. Need on siis 17 grammist jaoks ja siin on mul nüüd siis 17 laiusega tulevad libad. Ja mis materjali sa kasutad? Mina kasutan vaske. Sest vaske on kõige parem. Ja, vaske on kõige parem õpetada. Saab ka messing, aga messingut on jälle painutada sitem. See, ütleme, mis halvem siis tähendab. Mis annab vaski juurde on see, et põhimõtteliselt on võimalik ka täiesti jooksvalt ise. Midagi ei meeldi. On võimalik teha ise oma paine. Messingi puhul läheb see asi natukene nagu raskemaks. Aga kuidas teil see materjali hankmine tänapäeval välja näeb, et ega vaskplaat on nüüd defitsiitne? Tegelikult ei ole, vaata siin ongi see, et alguses oli natukene keerulisem seal, käisin põhimõtteliselt igasugustes vana kuredi nende metalli kokkuostuplatsidel. Praegu on niimoodi, et tegelikult erinevad firmad, kes seda müüvad. Aga kus te üldse selle peale tulite, et lante toota ja siis pärast lihtsalt rahvale edasi müüa? Kunagi hästi ammu, kui ma alustasin, kasutasin ka ise kellegi tehtud Merika lanti õpetatud. Sealt tegelikult see idee tuligi, et midagi ülemäära keerulist seal ei ole, et kui nagu öeldakse, et käed otse sealt sammusest välja ei kasva õige koha peal, et oleks tegelikult suht lihtne olema ise teha. Kohe nagu ongi see, et miks siis tantsi teema. Ka nende esimeste lantidega tegelikult oli siuke seis, et iga lant mängib isemoodi. Kuigi nii-öelda nad näevad ühtemoodi välja, aga päris siukest ühtemoodi asja ei saa. Hakkas mingi mudel meeldima, etsin selle nagu vette, ostsin samasuguse, no ja kurat, mäng täiesti teine. Et sealt tuli nagu endal ikkagi see idee, et ühtluse mõttes, et kindlasti on selliseid, kes suudavadki teha, no ma tõesti, et täiesti nullist käsitsi ja nagu kopi vaste. Ma nagu ennast nii kõvaks tegijaks nagu igal juhul ei pea, et mul see nagu õnnestuks. Hakkasin ja siis... Et stantsiga nagu lihtne, et kuju on antud ja lööd siis ühe kuju ja ongi olemas. Just. Et eks siin on seda dilemmat olnud, et kas seda siis saab nüüd nimetada niisuguse väärtusega. Ma ütlen, see on siuke filosoofia, mina selle koha pealt ei targuta. Tööd on nii või teisiti ka nendega piisavalt. 9, rohkem idee. Nii. Aga edasi tulid juba uued kujud juurde ja jääks ilmselt seda tööpraktikat ka nii palju rohkem, et siis sai juba jäädud täiesti nulli peale. Et nagu siin, et põhimõtteliselt sellesse asi hakkabki, et lõikan plaadi välja, nüüd tuleb see sirgeks saada ja siis hakkan siia peale joonistama ja siis läheb juba järgmine lõikamine. Siin on siis üks Apua Meriforelli landi toorik. See on siis osest ja lõpuks siis saab sedamast üks ilus läikiv hõbedane Meriforelli lant. Et väga lahe on näha, kuidas tehakse alguses peale asja. Et vaatame, mis siis vanameister edasi teeb. Iseenesest neid haamrilöögi jälge siin väga pelgama ei pea, sest me kasutame nii pinna rihveldamist. Rihveldamine tegelikult ei ole nagu pointiga minu puhul vähemalt, ma ei tee seda mitte selleks, et seda kolkimisi jälgi peita, see on tegelikult ühest küljest ta nagu tuhmistab, lant jääb mitte nüüd nii kiiskav, kui ta on õpetatud. Ja ka teisest küljest iga see rihveldatud koht, ta on nagu oma nurga all ja vees liikudes siis lihtsalt toimub see valguse helk nagu seal natukene teistmoodi kui puhtalt, ütleme, poleeritud pinnaga landi puhul oleks.
see annab siis nagu kalasoomuse efekti. Noh, ütleme niimoodi, et tootja poolest ma nagu tahaks jah, sellist efekti sealt näha. Oleks ma kala, siis ma võib-olla naeraks suure häälega, et see päris nii just ei ole. Aga osad Eesti meistrid töövad need soomused peale või kuidas seda nimetatakse? Et kas sa selle peale oled ise ka mõeld või? Mina olen jäänud riseldamise peale ja ma olen seda algusest peale teinud ja et nagu välimuse koha pealt ma ei plaani neid nii-öelda stiile vahetada, et jäägu siis nii-öelda igaüks oma sellise firma märgi juurde siis. Kuidas see testimine siis sul välja näeb, et sellega paned kuju, mul on isegi veel osad märgid on peal. Sellega pannakse põhimõtteliselt kuju, tegin paar erinevat mudelit ja lihtsalt järve äärte, noh järv sobis see paremini liivase põhjaga. Ja seal ma neid siis loopisin, siis võtsin jälle näpitsad välja, painutasin, nii kaua kuni siis jäin põhimõtteliselt oma arvates vähemalt rahule. Kui ma neid 25-seid teen, siis seal on põhimõtteliselt toorik on valmis, stantsitud, siis on mul siin hea kasutada pesa. Aga nende jaoks tuleb siis põhimõtteliselt nagu nii-öelda vastupidi. Kõigepealt puurin augu ja siis sinna ümber siis joonistan. Joonistan siis nendega nüüd võtan siis lihtsalt ühe. Et ikka sellel meetodil käib siis puurimine. Kas sa käid muidu iga õhtu siin lante tegemas või jõuad ise ikka oma lantidega kalale ka või? See on see valge inimene, kes peab nagu 8-5 ametis istuma, siis ma üldiselt jah, nagu tööpäevadel merel eriti ei jõua. Et siis on jah niimoodi, et ma nädalavahetustel käin. Iga päev ei käi. Siin teen oma neid tsükleid, et on toorikute tegemist, õvetamist, värvimist. Noh, eks natukene mõni õhtu viskan niisama jalad seina peale ka. Ja siin on ette tehtud need 21-sed, vaatan millised on, siis on erinema. Nii, nüüd on esimene asi tehtud, nüüd on siis pildi joonistamine peale. Siin on nüüd mul 2 nii-öelda lähenemist. 21-sel on põhimõtteliselt mõlemad pooled on võrdsed selles mõttes, et panen selle nii-öelda ema sinna peale ja joonistan ära kõik. Siis 17-sel mul tegelikult on niimoodi, et pooled on erinevad. On nii-öelda kitsama jooksuga ja laiemaga. Ma olen jäänud selle laiema peale, see märgitud, siis ma lihtsalt teen ühe poole ära ja tõstan selle asjanduse seal peal ringi. Nii. Mõni kasutab märkimiseks pliiatsit, aga mulle endale meeldib selline joon rohkem. Nii. Ja selline ta siis jääb, siin on nüüd, peaks olema näha. Selline siis vajab veel tööd, aga vaikselt hakkab nägema, et landi, konksu ja rõngauk on olemas. No tegelikult, kui nüüd ainult nii-öelda ajateemat võtta, siis ega ta mitu päeva ei lähe, aga mõistlik on muidugi tööd ajastada. See on nüüd siis põhimõtteliselt nii-öelda jämedalt valmis lõigatud siis toorik, mis siis täpsemalt mööda joont läheb, siis mina lõikan juba käia peal. On. Väga lahe.
lant. See on lant. Siis nii-öelda täpne kuju valmis. Ja järgmine on siis juba pinnatöötlus. Ja jääk maha võtta. Ja siis läheb. Eks vahest jäävad näpud ka vahele. Nii, need on tehtud. Need servad. Mitu aastat sa oled juba käsitöölante teinud? 5 või? 5,5 äkki või? 6 või? Ei sinna kanti. Põhitööks seda niikuinii ei saa teha. Paarsada lanti ikka aastal. Jah, et nii palju ikka. Ka siin põhitöö annab ikka see riigitöö, kus siis saab 8-5 nagu näidata ja siis see on rohkem siuke hobi, et noh. Aga sa spetsiaalselt kusagil laatadel ja niimoodi ei käi? Olen käinud paar korda, aga see on ka jälle niimoodi, et pole lihtsalt seda aega, et neid niimoodi ka kätte teha. Ma olen nagu kasutanud siukest lähenemist, et vaata, kunagi sai ka värvitud kõikvõimalikke mudeleid ja tehtud ja siis avastad ühel hetkel, et mingid värvid on otsas ja see, mis käes on, see ongi käes on ja siis pesed värvi maha, et hakkad uuesti värvima. See on ka jama, seda enam, et kui ma kasutan pulber värvimist, siis seda maha pesta, see on ikka paras keberniit ausalt öeldes. Et põhimõtteliselt mina keedan kloroformis, et üldse seda värvi sealt maha saada niimoodi normaalselt. Et jah, ta kulub loomulikult ka aja jooksul niimoodi maha, et kes kasutavad ka, et ikka lööb siit sealt tükke, aga niimoodi mõistlikult teda maha saada, et nüüd uus kiht peale tõmmata, see on päris keeruline. Ja olen läinud selle peale, et jah, õpetan küll neid ette ära, aga mida tellitakse, täpselt niimoodi värvin. Ja nüüd jah, et hakata siis tohutud varu ette tegema selleks, et laadale minna, ei tea. Ei ole kuidagi läinud selle peale. Circa 100 igat mudelit. No kas just nii palju, aga jah, ikkagi mingi kogus peaks olema, et tavaliselt täpselt jõuad teha, siis see läheb nii käest ära ja mingi 10 ei hakka nagu seal kuskil hiilgama ausalt, et pole nagu mõtet. Aga kunagi oli teil lantidega kaasas hooldusmanuaal, et kus te sükse asja peale tulite? No, olen nüüd rohkem nagu rääkinud seda, et lihtsalt asja eluiga on pikem kui natukene hoolitseda ja lihtsalt teada, mida tuleks teha, võib-olla see ei pruugigi nagu kõigil niimoodi automaatselt nagu käia, et paljud on jah, kurdavad, et kas on konksud, ma ei räägi nüüd mitte ainult nagu nendest lantidest, vaid üldse, et roostetavad ja teeb veel 100 trikki on ju. Kui sa merevees need asjad oled läbi leotanud ja siis viskad nad kotiga kuskile nurka ja nad sinna jäävad, siis see on paratamatu lihtsalt vee ja niiskuse toime, et just ütleme soolane vesi, et pesed ikkagi kraanivee all mageda veega puhtaks ja kuivatad ära. See on punkt 1 ja säilib kauem. Ja siis jah, teine asi on siis teatud nende abrasiividega, et ülekäijad, et hooldusvahendid on nagu spets, hõbeda vahendid, aga teine, mis on tavaline tsihv, mis toimib väga hästi. Et tsihvi puhul lihtsalt tuleb jälgida, et mitte ei kasutaks seda bleachiga, vaid tavalist seda mikrogranulitega. Mina kasutan kollases pudelist tsihvi. Mina avastasin, et hambapasta aitab ka. Hambapasta ka, samamoodi tegelikult seal on abrasiivosakesed, mis hõõruvad. Ja tähendab jah, et tal ei tohi olla neid teatud siuksed eriti, ütleme, räige siuksed toimega nagu keemiat seal sees. Ja suht tugevalt saab nühkida pehme svammiga ja annab ka jälle taastada, et saab eluiga päris pikaks. Kusjuures jah, paar klienti kadus nagu peale seda ära, et nad said oma karbid jälle korda ja nüüd ei ole vajadust tekkinud. Ennem oligi see, et uut ja nüüd tegid kõik korda, et see nüüd on kurat tükiks ajaks on varud ees olemas. Aga kelle konkse ja kuidas nende konksude tellimine ja rõngaste tellimine, et kuidas see asi on nagu välja kujunenud, mis on hea? Ütleme niimoodi, et siin on nüüd 2 siukest momenti, et võib ajada superhead taga, aga superheal on nagu paratamatult ka ütleme hinnad natuke teised. Et ma olen üritanud nagu enda asjadel hoida hinnaskaala võrdlemisi madala, et oleks ikkagi nii-öelda laialt kasutatav. Samas ma ei tee mitte mingit kompromissi nagu ütleme niimoodi, et kvaliteet nagu väga sitt oleks seal nendel vidinatel. Ja eks see on siuke pidev otsimine olnud, et olen erinevaid asju kasutanud.
ühed pikalt kasutasin Ameerika rõngad, mis oli väga head, lihtsalt ei saa sealt enam tellida, ütleme. Seal on erinevad tehnilised põhjused, miks, aga sealt enam ei saa. Ja siis hakkas nagu uus otsimine. Ja praegu olen jäänud ausalt väga hea leid oli. Muidugi nad tõssid ka hinna päris korralikule tasemele nüüd, mitte väga ammu, aga no nad on üldiselt väga korraliku kaupa, et rõngad tulevad sealt. Aga konksud on nüüd, olen jäänud VMC peale. Leian, et täiesti normaalsed. Need on vist Ameerika päritolu või... Kuule, ma kuulsin, et Rabala tegelikult. Soomlased. Kuskilt otsast seotud, aga ei kommenteeri. Sest mina ausalt öeldes näiteks seda Gensavaada nagu vaimustust ei põe, ma olen neid kasutanud ja ma ei ütleks küll, et nüüd nii nagu hüper üle teiste on. Et hind on nagu meeletult kallim. Sest isegi tegelikult, mis olid veel paremad, kui need Gensavaadad minu arvates olid ühed Taichi Japsi omad, et need olid kõige kergemad, et mul lihtsalt on töö juures võimalik neid ülihäid ja ülitäpseid kaalusid kasutada. Siis seal oli veel isegi Savadadest läks ikkagi tuntav kaaluvahe ja hästi tugevad konksud, aga hind on ka selline, et... Mul on kunagised vana partii landid alles, kus olidki tõesti hästi kerged ja nad olid sellised kergelt punakad konksud vist olid või midagi. Ja nüüd on musta värvi konksud. Et on, vist on ka algusaastates, kui hakkasid tootma, et midagi sellist. Põhimõtteliselt ma olingi selle norrakate mustadi peal olin alguses, mustadil on lihtsalt erinevad mudelid on olnud. Nüüd pikalt ma olin DG76 peal olin, aga läksin põhimõtteliselt VMC peale, sest mul endale ta meeldib tegelikult rohkem. DG76 muidugi on hea on see kullikonksu loogika või tagu, ütleme, sinna sisse poole keeratud. Jah, ei tõmba kohe vastu kivikäibid, ei löö otsa kohe nüriks. Aga seal on jälle teine asi on see, et see teeb konksu enda oluliselt massiivsemaks. Et kui ikkagi teraviku juurest vaadata numbrit, siis see veel rohkem välja painutatud sääre osa teeb selle konksu nagu eriti suureks. Ja siis tekkiski see, et ütleme väiksemate lantide puhul tuli viia see number nii väikseks, et ta ei hakkaks segamata seda landimängu. Ja siis juba põhimõtteliselt see konks ise läheb, just see teraviku osa läheb nii kuradi pisikeseks, et enam ta ei toimi normaalselt. Ja sai alternatiivi vaadatud ja praegu ma olen nagu nende peale jäänud. VMC viga jah on see, et ta tahab rooste minna, kui teda ei kuivata. Kui teda kuivatada normaalselt, mina küll ei ütleks midagi. Ma ise kasutan ka sama asja, et täpselt need samad, mis siit tulevad. Olen ka ise käiku. Nii, ma teen nüüd siin selle pinna ära. Ma kasutan lihtsalt hästi pisikes kivi tegelikult. Kindlasti saaks nagu lahendada ka mingite suuremate ketastega seda asja ja ma olen proovinud sihukest asja, et äkki saab nagu mugavamalt, et sama leht, mida ma kasutan, et prooviks nagu lehe ennem siis ära karestada ja aga siis seda joonida ja näha neid jooni seal pealt ja lõigata on oluliselt halvem ja kuna ma selle servad nii teen, siis see rikub ju ära põhimõtteliselt siit seda üleminekut. Siis tuleks nii pinda veel kord üle käia, nii et loobusin sellistest kavalatest ideedest. Siis... alternatiiv nüüd sellele suumuste lagumisele, et kui nüüd niimoodi seda pinda võrrelda. Ta muidugi nüüd päris selliseks pindi hea, sest enne õpetamist ma teen veel mehaanilist arjamist. Aga ikkagi, kui võrrelda nüüd, ütleme nüüd poleeritud pinda nüüd sellise rihveldatud pinnaga, siis mõtle, mulle endale lihtsalt ta meeldib rohkem ja sellepärast ma olengi jäänud sellise variandi peale. Eks ta muidugi siuke suht mürise nühkimine see on, aga teha. Garaažis rohkem ei tee. Kahelt poolt on karastatud, küljed ka. Väga lahe. Siis läheb painutusse ja siis läheb õpetusse. Siis läheb pärvimisse, siis lähevad vidinad külge ja siis ongi valmis.
ja nii lihtne see ongi. ja siis on müüki. aga kui nüüd mõni vaataja tahaks nüüd endale ka teie lanti osta, siis kus nad seda teha saavad? Suured poed pakuvad, et Vobla, Salmo, Bobo ja lant on praegu. Ilmselt Testfishing siis ka. Ma ei tea. Ma tõesti ei tea, palju nad poes on. Alla 10 peaksid nad olema, aga ega ma täpselt ei tea palju.